Minu nimi on Piret Pihel ja mina alustasin ametikoolis esialgu niisuguse visiitabieluna, et ma tulin ainult majandustunde andma. Tookord oli ametikoolil väga kiiresti vaja majandusõpetajat ja ma töötasin Kuressaare gümnaasiumis ja siis leppisime kokku, et ma hakkan õpetama majandusõpetust eelkõige just täiskasvanud õppijatele. Ja seda ma tegin terve õppeaasta. Siis, kui see õppeaasta sai läbi, siis oli tookord Kalle Toommajas, kes tegi mulle ettepaneku, et ma võtaksin üle ühe osakonna arendamise. Ja ma ehitasin selle osakonna üles siis selle 10 aastaga. Esimesel aastal olid mul sekretäri õpperühmad ja ärikorralduse õpperühmad ja oli ainult üks õpetaja peale minu. Ja kui ma siit majast ära läksin 10 aastat hiljem, siis oli mul üle 30 õpetaja ja üle 300 õpilase osakonnas. Et see oli nagu selline töötamine leiutajate Lottemaal või kuskil. Et kõik, mida me tegime ju esimest korda. Keegi täpselt ei osanud öelda, kuidas seda teha. Ja need õppekavad olid ka, et tookord ei olnud väga kindlaid reegleid, ei olnud kutsestandardeid. Siis me vaatasime, mida kusagil mujal tehakse, millised oleksid need erialased oskused, mis on vaja. Ja proovisime teha niisugust, kuidas ma ütlen, suht laia hariduse baasilist õppekava. Ma olen oma loomult suhteliselt loominguline inimene. Ja mulle endale hakkas tohutult meeldima just see etapp selles koolis, kui just see kunst ja disain, et kui sai võimalikuks siis see, et me napsasime neid disaini ja kunsti erialaseid kuidagi turult endale ja me neid arendasime siin, siis nende erialade puhul ma kohe tundsin, et okei, see mulle õudselt meeldib ja sobib. Ja seesama maja, kus me praegult elame või siin intervjuud anname, selle esimene projekt on ju ka minu kirjutatud tegelikult. Aga mind tegelikult kõnetavad kõige rohkem kunsti ja ma tahaksin õppida maalimist, aga ma ei tea täpselt, kas ma kunagi võtan julguse kokku ja astun siia maali erialale kuskil, kui see kunagi peaks tulema. Ja keraamikat, et minu ajal üks selline tore asi, mis me tegime, oli õpetajatest selline, me ise nimetasime potinikerdajate klubi, kus siis õpetajad võisid üks kord nädalas koguneda ja kõik said mingit keraamilist asja teha. Ja see oli väga loominguline, kõik tegid ja välja tuli alati ilusam, kui me olime teinud. Et seal ahjus toimus alati see ime. Ja ma ei tea, kas see enam toimib, aga see toimis nii, et isegi ma olin juba koolist läinud, siis ma veel käisin selles potinikerdajate klubis alguses. No näiteks, kui küsida nii, et mis on minu panus kõige suurem siia ametikooli arengusse, et too aeg oli üldse väga kiire areng. Kõik arengud olid väga kiired, et me ei mõkutanud siin tegelikult mitte ühegi asjaga. Siis kõige suurem arendus oli võib-olla selle paindliku õppe sisseseadmine. Et ma tean, et kui ma olin ametikoolist läinud ja kohtasin mõnda inimest tänaval, siis ma kogu küsisin, kas paindlikud õpperühmad ikka veel toimivad. Vaadake, et Neemerand neid laiali ei saada. Et see oli mul nagu selline hirm ja soov, et ma nägin, et see on tegelikult väga õige, see on väga perspektiivne ja esimesed niisugused paindlikud õpperühmad olidki siis nagu meie osakonna tehtud. Et need olid siis ärikorralduse erialal ja pärast siis sotsiaaltöö just nimelt sobis selleks väga hästi. Mis mulle endale väga meeldis ametikooli ajal, olid ikkagi need inimesed, et esimest korda ma tunnetasin seda, mis tähendab seda, et sinu taga on selline väga hea töötajaskond, kollektiiv, kes sinu peale loodab, kelle nimel ma olin nõus tegema kas või ületunde selleks, et tunnijaotuskava saaks selline, et inimesed hommikul naerataksid mulle, ütleksid, vot seekord sa tegid hea töö, mitte ei ütleks, et nüüd läks ikka halvasti ja mul on see asi halvasti. Et tõepoolest mina vähemalt selle nimel väga pingutasin ja kõige rohkem ametikoolist mulle ikkagi jäävad meelde need head kolleegid, kes olid väga head koostööpartnerid.